Eesti on mereriik. Meie rannajoone pikkus on 3794 kilomeetrit. Meie merelähedus ja pikk rannajoon on tuhandete aastate vältel loonud soodsad eeldused kalapüügiks. Eesti kalandus on mitmekesine. Meil on kaug- ja rannapüük, sisevete kalandus ja vesiviljelus, ligi 100 kalatöötlemisüksust. Kalandussektor annab tööd ligi 4000 inimesele, kellest rannakalureid on veidi alla 2000. Suurem osa kalast püüavad kalurid Läänemerest. Tööstustes ja kaubanduses on esindatud ka sisevete saak ning kalakasvanduste toodang. Eesti rannakalandus on koondunud 8 kalanduspiirkonda, kus tegutsevad kalanduse kohalikud algatusrühmad. Kaluriamet on pea niisama vana kui küttkorilase oma. Inimesed on pidanud kaluriametit läbi ajaloo väga oluliseks. Nii on ka Eestis kalur hinnatud tegelane. Tänu kalurile jõuab meie toidulauale väärtuslik, tervislik toiduaine. Kodumaine kala. Kes või mis on kalur? Aga kalastaja? Kutsutud ka kalameheks ja õngitsejaks. Mõtle korraks sellele, mis sul silmad ette tuleb, kui öeldakse kalur. Kas kangastus keegi, kes õngega ilusal suvepäeval veesilma ääres aega veedab, või hoopis keegi rannas pika spinninguga lanti loopimas? Või tuli silme ette keegi avamerel võrku või mõrda nõudev mees või naine? Kalureid ja kalastajaid saab eristada, kuid see ei pruugi alati lihtne olla. Näiteks professionaalne ehk kutse omandanud kalur võib ka lanti loopida või lisaks õngitsemisega tegeleda, kuid igaüks kalurina töötada ei saa. Kala püütakse Eestis kalapüügiõiguse alusel. Sõltuvalt kasutatavatest püügivahenditest eristatakse kutselist, õnge ja harrastuspüügiõigust. Tahate teada, kes on pesueht kalur? Inimesena võib ta olla ükskõik missugune, nagu enamikel kutsealadel. Mõned mõisted aitavad kaluriametit vast hõlpsamini lahti seletada. Niisiis, kalur on füüsiline isik ehk inimene, kes püüab kala kutselise kalapüügivahenditega. Kalapüügiseaduse kohaselt peab kaluril olema vähemalt rannakaluri 4. taseme kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses. See tähendab, et nagu ilma autojuhi loata ei tohi maanteel autorooli keerata, pole kutsekvalifikatsioonita õigust iseseisvalt kalurina tegutseda. Vastava kutse saab aga omandada. Kaluriametiks on vaja erinevaid teadmisi ja oskusi. Peab suutma paadis õigesti tegutseda, oskama kalapüügivahendeid käsitseda, mõistma ilmastikku ja mereelu, kuidas ja kuhu kala liigub, tundma kalapüügiseadust ja eeskirja. Kõik see on vaid väike osa kaluri oskusteabest. Rannakaluri kutse taotleja peab olema vähemalt 18-aastane ja omama varasemalt vähemalt 1 aastast töökogemust rannapüügil. Töökogemust saab omandada mõne teise kogenud kaluri juhendamisel, temaga koos püügil käies. Vaata lähemalt kalurikutse.ee. Kutselisi kalureid on hetkel veidi alla 2000. Aktiivseid harrastuskalastajaid, kes suure osa aastast hobikorras kala püüavad, aga üle 30 000. Seega kalastaja, inimene, kelle hobiks on kala püüda, võib olla igaüks, kes harrastuspüügi õiguse eest tasunud. Tasumine on lihtne. Külasta pilet.ee.
kes neist 3 on kalur? Jah, tõsi ta on. Kõik võivad olla kalurid. Kutselisel kaluril ei keela keegi spinninguga püüda või harrastajal võrgul käia. Kuid kutseline kalur püüab reeglina võrkude ja mõrraga. Kalur võib oma saaki müüa, kuid harrastuskalastaja seda teha ei tohi. Rannakalandus tervikuna hõlmab nii Läänemere kui ka sisevete püüki. Rannakalurid on nii Läänemerest kui ka Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvest ning Võrtsjärvest püüdvad kutselised kalurid. Kutselisel kaluril on kalapüügiluba. Ta on sooritanud kutseeksami ning kantud kutselise kalapüügi registrisse. Kalur teenib kalapüügiga elatist, müües oma püügisaaki, kuid kõigepealt on vaja see kalasaak välja püüda. Arvatakse, et viskaga võrgud sisse ja kala tuleb. On see siis tõesti nii lihtne? Ja kas elukutselised kalurid püüavad kala ainult võrguga või ka mõrraga? Kas oskame kalapüügivahenditel vahet teha? Mis on mis? Näiteks siin. Millisel juhul on tegemist mõrrapüügiga? Jah, võib segadusse ajada, et nii kalavõrk kui ka mõrd võivad väliselt sarnasest materjalist olla. Kuid viisid, kuidas nendega kala püütakse, on täiesti erinevad. Millisel juhul on tegemist mõrrapüügiga? Mõrrapüüki on näha keskmisel pildil. Esimesel juhul näeme kalureid, kes võrguga püüavad ja 3. kalalaeva avamerel traalpüüki teostamas. Kalavõrku nimetatakse nakkevõrguks. See nimetus tuleb sellest, et kalad jäävad võrku ujudes sinna kinni, justkui nakkuvad võrku. Sellest ka nimetus. Nakkevõrk. Võrkude põhimõte on lihtne. Võrgud koosnevad mitmest osast. Kõige üleval on reeglina ujukipael ja kõige all alumine tinapael või raskuspael. Nende kahe vahele on kinnitatud võrgulina. Võrgulina on peenetest tamiilidest või niidist masinkootud lina. Vastavalt kalaliigile, kas on tegemist suuremate kaladega, näiteks lõhe, haug, latikas, on ka võrgusilm suurem. Väiksemate liikide puhul on võrgusilm palju väiksem. Näiteks räime püütakse väga väikese silmaga võrguga. Võrkude otstesse käivad lipud, mille vahel võrk asetseb. Maapoolset võrguotsa tähistab 1 ning avaveepoolset alati 2 lippu. On tähtis, et veekogul liiklejad saaksid aru, kuidas pidi võrk seal asetseb. Nii ei sõideta kas või lõbusõidukaatriga madalasse vette asetatud võrkudest läbi. Kalurid püüavad aimata kalade liikumist meres. Seetõttu on ka võrkude asetus selline, nagu kalur usub teadvat kalu liikumas. Enamasti asetatakse võrk vette õhtul. Kalad on pimeduse saabudes julgemad ja liiguvad sügavast madalamasse vette. Varahommikul lähevad kalurid võrkudele järele. See on oluline just soojemate ilmadega, kuna võrku jäänud kala on kiire riknema. Kuid võrkudest kala kättesaamine on vaid väike osa tööst. Võrgud on vaja puhastada meretaimedest ja sodist ning püügi korda seada. See kõik on päris aeganõudev. Kalade liigid, mida võrguga püütakse, on aastaajast tulenevalt erinevad. Peamised võrgupüügikalad on Eestis ahven, koha, latikas, lõhe, haug, lest. Kas sa tead, mis on Läänemere tähtsaimad püügikalad?
Nimeta 3 peamist liiki. Kilu, räim, ahven, koha ja latikas. Mis on Läänemere tähtsaimad püügikalad? Õige vastus on kilu, räim ja ahven. Mõrrapüük toimub nii sisevetes kui ka rannapüügina. Mõrrad ja kastmõrrad on passiivsed püügivahendid. Mõrdasid nimetatakse ka lõkspüünisteks. Kõlab nagu kellegi lõksu ajamisena. Nii see on. Lõkspüünis on just selline püügivahend, mille kasutamise põhimõte seisneb kala suunamises ja eksitamises püünisesse, kust väljumine on raskendatud. Kuidas erineb mõrd võrgust vee pealt vaadatuna? Kui vette püügile on asetatud võrk, siis näeme veekogu kaldapoolses osas 1 lipuga märklippu ja avavee poolt vaadates 2 lipuga märklippu. Nende vahele on asetatud püügile võrk. Kui aga on näha, et lippude vahel veepinnal on palju harali asuvaid ujukeid, on ilmselt tegemist millegi enamaga kui tavaline võrk. Mõrdasid ja nende liike on erinevaid. Avaveemõrd, ääremõrd, rivimõrd, juhtaiatamõrd. Suurimad kalakogused püütakse kastmõrdadega. Kastmõrd ehk kakkuam on juhtaia, kariaia, pujuse ja 1 või 2 pealt lahtise kastiga lõkspüünis. Kui võrgupüügil saab kalur tavaliselt ka üksi hakkama, siis mõrrapüük on juba keerulisem ettevõtmine. Mõned kalurid käivad küll ka üksi mõrda nõudmas, teisisõnu seda kontrollimas. Kuid märklipust võrgukotini on omajagu maad. Seetõttu on hea, kui teine kalur on abiks. Mõrrapüügil satub kaaspüüki erinevas mõõdus kalu. Seega on tähtis kohe merel kalad sorteerida ja alamõõdulised kalad vette tagasi lasta. Alamõõdulised kalad, see tähendab liiga väikesed kalad, tuleb vabastada. Kas sa tead, mis on siseveekogude tähtsaimad püügikalad? Nimeta 3 peamist liiki. Koha, angerjas, latikas, ahven, luts. Mis on siseveekogude tähtsaimad püügikalad? Õige vastus on koha, latikas ja ahven. Traalpüük, suurima kaliibriga kutseline kalapüük. Tegevus toimub reeglina avavetes. Kalapüüki väljaspool Läänemerd nimetatakse kaugpüügiks. Eestil on kaugpüügi õigused Teravmägedel, Loode ja Kirde-Atlandil. Ookeanivetest püütakse enim krevette. Traalpüük. See on traallaeva juhtimine ja kalaparvede otsimine kajaloodi, noodasondi või hüdrolokaatori abil. Kõlab keeruliselt, aga teeme lihtsamaks. Püüa kujutleda traallaeva merel sõitmas. Nüüd kujuta endale ette hiigelsuurt võrkkotti,
mis laevast välja lastakse ja mis laeva järel sügavas vees püüab kinni sinna ujuvad kalad. Tehniliselt on see muidugi veidi keerulisem. Laev on esmalt otsimisretkel, et kalaparved üldse üles leida. Nimelt mõõdetakse ultraheliga laevalt välja saadetud ja kalaparvelt tagasi peegeldunud ultrahelisignaali leviku aega. See tagasi peegeldunud ultrahelisignaal annab kujutise, kas ja kui kaugel vees mingi objekt on. Piltlikult sa justkui kõnniksid pimedas toas ja teeksid ühtlast häält. Sealt, kus ruumis on takistused, peegeldub hääl teise sagedusega tagasi, kui sealt, kus takistusi pole. Kuigi kalaparved on liikuvad, võivad nad mingi perioodi teatavas merealas suhteliselt paiksed olla. Kui kalalaev on parve avastanud, on tänu GPS-seadmetele võimalik nende asukoht kaardile salvestada. Aga kuidas toimib traalpüük? Laeva liikudes on selle järel suure suuga kott, mis kalu püüab. Nüüd võib kalade traalimine tunde kesta. Traali taga olevat püünist nimetatakse traalpüüniseks. Traalpüünis on püügivahend, mille kasutamise põhimõte seisneb kala ühe või kahe laeva järel veetavasse võrkkotti püüdmises. Läänemerest püütakse traalidega palju räime ja kilu. Traalpüügi saagist umbes 2/3 moodustab kilu ja 1/3 räim. Küsimus. Mida kaugpüügil kõige rohkem püütakse? Kas turska, krevetti või meriahvenat? Mida kaugpüügil kõige rohkem püütakse? Õige vastus on krevetti. Kui öeldakse, et meri on kalu täis, ole osav ja lihtsalt mine ning püüa, siis eksitakse. Kalavarud on vähenev ressurss. See tähendab, et inimkond kasvab suure kiirusega ja meil ei piisa enam vaid vabast loodusest püütud kaladest. Et kalaga tulevastele põlvedele jaguks, vajame inimese sekkumist ehk kalavarude majandamist. Et looduses vabalt elutsevaid veeasukaid vähem püüda, tegelevadki inimesed vesiviljelusega. Viljelus. See kõlab nagu millegi harrastamine või kasvatamine. Vesiviljelus. Kas see on millegi kasvatamine vees? Jah, vesiviljelus on kalade, karpide, vähkide, vetikate ja teiste veetaimede kasvatus kaasaegsete tehnoloogiatega. See tähendab otseselt millegi või kellegi vees kasvatamist. Vesiviljelus on kõikjal maailmas üha olulisem tootmisharu. Kui soovime, et looduslikest veekogudest püütavat kala jätkuks ka meie lastelastele, on tark seda kalale soodsates tingimustes kasvatada. Eestis tegutseb 20 suuremat kalakasvandust ja ligi 10 jõevähikasvandust. Kala kasvatatakse aastas 1000 tonni ning jõevähki umbes 600 kilogrammi. Kasvanduste kalad turustatakse Eesti siseturul kalatööstuse tooraineks, jaemüügikettidesse, restoranidesse. Eksporditakse vaid 1% kalakasvanduste toodangust. Teadlased jätkavad uuringuid meie ilmastikuoludesse sobivate vetika- ja karbikasvanduste arendamiseks. Tänu kalakasvandustele on meil võimalik saada poelettidelt värsket kodumaist kala. Samuti on tänu kalamaimude ettekasvatamisele ja nende paljundamisele looduses võimalik kalavarusid suurendada. Olenevalt tingimustest kasvatatakse erinevaid kalaliike. Norras näiteks on avavee kasvandustes suurim osakaal lõhel. See on tingitud just külmast veest.
mille lembesed lõhilased on. Seevastu soojade vetega Aasia maades kasvatatakse palju karpkalalisi. Eestis on erinevaid kalakasvandusi, kus kasvatatakse erinevaid kalaliike. Üks liik siiski domineerib. Kas sa aimad, mis kalaliiki Eesti kalakasvandustes kõige enam kohtab? Kalakasvandustes kasvatatakse meil enim vikerforelli. Meie puhtad jõed ja allikad on vikerforellile väga sobivad. Aga kuidas kala üldse kalakasvandusse saab? Kõigepealt ostetakse kalavassed mujalt sisse või inkubeeritakse kalamarja kasvanduse enda kunstlikes tingimustes kuni kalavassete koorumiseni. See tähendab, et kalamari kunst viljastatakse ja kui vastsed kooruvad, kasvatatakse need ette juba suurematesse basseinidesse laskmiseks. Ka basseinides on tagatud piisava hapnikuga elukeskkond. Igapäevane kalade söötmine tagab nende piisava kasvu. Traaliga püütud kalad töödeldakse kalatehastes ümber kalajahuks, millest omakorda tehakse graanulid, millega kasvanduste kalu söödetakse. Kui kalakasvanduse kalad on kasvanud piisavalt suureks, püütakse nad kinni ja väärindatakse. Kuid kas sa tead, kus saab kalakasvatust õppida? Kas Eesti Maaülikoolis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis või Järvamaa Kutsehariduskeskuses? Eestis on 2 kooli, kus saab kalakasvatust õppida ja need on Eesti Maaülikool ja Järvamaa Kutsehariduskeskus. Mida tähendab kala väärindamine? Väärindamine on mis tahes asja väärtuse suurendamine. Kala puhul tähendab see püütud kaladele väärtuse lisamist. Kuidas on võimalik kala väärtust suurendada? Asi on tegelikult päris lihtne. Kui püütud kalad müüakse, on nende hind reeglina madalam kui eelnevalt roogitud kaladel. Kalatööstusele töötlemata räime müües on selle kilohind 15–20 eurosenti, aga marineerituna ja karpi panduna võib selle sama räime hind tõusta lausa 200%. See on nagu poes. Jahul ja võil on üks hind, aga kui sellest mõningate lisanditega kooki teha, on hind kohe kõrgem. Iga kord, kui inimene kasutab oma oskusi ja lisab toorainele miskit juurde, saab toormest toode. Toode aga on alati kallim. Töö ju maksab. Kuidas kala väärindatakse? Võimalusi, kuidas väärindada, on palju. Näiteks fileeritakse. Vastavalt kalaliigile lõigatakse kiht puhast kalaliha, millelt on eemaldatud luud ja sageli ka nahk. Nii saadakse filee. Kodusel teel nõuab see ühelt inimeselt palju tööd ja aega, kuid tehases, ka väiksema tootmise keskkonnas, aitavad meid tänapäeva tehnoloogiad. Nii saab tulemus perfektne ja silmale ilus vaadata. Soovib ju tarbija kalaletil näha vaid ilusat ja puhast kala. Kuid väärindamine pole vaid kala fileerimine. Ahjus suitsu andmine, soolamine, marineerimine, kõik need on väärindamise liigid. Muide, kas kala suitsetatakse või suitsutatakse? Nii naljakas kui see ka pole, ikka aetakse segamini otsene sigaretisuitsuga tervist kahjustav tegevus ja kalade kuuma suitsuga väärindamine. Õige vastus on, et kalu ikkagi suitsutatakse. On kalureid, kes soolavad püütud kalad ja suitsutavad need vanal heal moel eelnevalt soojaks köetud suitsutusahjus.
mõned kalurid soolavad kalu enne suitsutamist soolvees, et kala ühtlaselt maitsestuks ja hiljem säiliks. Teised raputavad kaladele soola peale suitsutamist. Tehnikad on erinevad. Kui kalad on juba suitsuahjus, hoitakse ahju uksed esmalt avatuna, et kalad pisut kuivaksid ning liigne niiskus ahjust välja läheks. Mõne aja pärast uksed suletakse ning ahjus hoitakse parajat temperatuuri. Seejärel võetakse kalad välja jahtuma. Oleme väheseid riike, mille elanikud tarbivad kala kordades vähem, kui seda püütakse. Püügimahte arvestades võiksime värsket eestimaist kala süüa koguni 500% rohkem. Seetõttu eksporditakse üle 60% kalatoodetest 50 erinevasse riiki. Peamiselt Ukrainasse, Valgevenesse, Taani ja Soome. Eesti liitumine Euroopa Liiduga aastal 2004 on meie kalandust edendanud. Tänu Euroopa Liidu kalandusfondide toetustele on Eesti kalandus keskkonnasõbralikum. Kala püütakse vähem arvu laevadega ning kalavarud on säilinud. Euroopa Liidu liikmeks oleku ajal on kalandussektori eksport kasvanud ligi 30% ning väärtus suurenenud ligi 60%. Kas oskad pakkuda, kui palju kala püüab Eesti aastas Läänemerest? 10 000 tonni, 50 000 tonni, 90 000 tonni. Õige vastus on: Eesti püüab aastas Läänemerest 90 000 tonni kala. See on nii meeletult suur kogus kala. Kujuta ette. 3600 merekonteinerit. Üks konteiner kaalub 25 tonni. Või siis 2250 paakautot. Kõik kala täis. Need hiigelkogused jõuavad kaldale siiski vaid tänu kalurite tööle. Meie toidulaual nii olulise kala saadavus sõltub just nendest inimestest, kes oma elu ja kutse on sidunud kalandusega. Jah, kaluritöö on füüsiliselt raske. Tõustakse kuke ja koiduga. Saagi järele minnes ei pruugi meri just tüüne olla. Miks nad seda teevad? Sest kalapüük ja kaluriamet on elustiil. Igal juhul on kalandus ja kaluriamet jätkuvalt vajalikud, kui soovime ka edasiselt tarbida puhast ja kodumaist kala.